taas tulemast Autonomi aiapäeviku lehele ja mul on nii hea meel sind siin näha, sest et kui sa oled aiandusega tegelemas, oled juba kogenud aednik või sa oled alles oma aedniku teekonna alguses, siis ma võin sulle öelda, et sa oled täiesti õiges kohas, et siin kanalil on väga palju videoid, kus sa saad erinevaid töövõtteid näha või siis lihtsalt näha, kuidas mina oma aias toimetan. Aga kui ma koondasin oma mõtteid, siis ma jõudsin 4 sellise nagu tugisambani, mis on minul aidanud nagu hästi hakkama saada. Ühest küljest on see kindlasti aidanud mul raha kokku hoida, sellepärast et aiandus võib olla päris kallis ettevõtmine, et kuidas kellelegi. Aga see kindlasti tasub ära, mis iganes investeeringud sa oma aias teed või mis investeeringud sa ise endasse teed selleks, et sa saaksid aias toimetada. Kindlasti tähendab ka see seda, et kui sa süsteemselt nende 4 asja peale mõtled, siis on sul vajalikud asjad kogu aeg olemas ja need hakkavad sinu kasuks tööle ilma selleta, et sa peaksid pidevalt kuhugi aianduskeskusesse või mõnda teise poodi mingisuguse asja järgi jälle minema. Esimene asi, mis ma ise oleksin tahtnud, et ma oleks kohe sisse seadnud oma aias, on vihmavee kogumine. See on niivõrd nutikas asi sellepärast, et vihmavesi on meil tasuta ja meil Eestis on lubatud vihmavett koguda, et on siiski maailmas kohti, kus see on ka keelatud juba. Aga meil on selleks kõik vabad volid ja tegelikult saab ka vihmavee kogumisega väga lihtsalt alustada. Ka see nõu ei pea algusel olema väga suur, aga selline 200-liitrine ilmselt on selline suurem vaat, millest on juba ka abi, selleks, et siis kuivamal ajal oma taimi kusutada. Minul on see selliselt sisse seatud, et minu sauna katuselt vihmaveetorud on siis eraldi veel kokku viidud ja nad viivad siis selle vee sinna vaati, millel on omakorda siis see kraan seal. Ja minu vaat ei ole väga nägus, aga ta on mul ära peidetud niimoodi silma alt ära. Ainult mina ise tean, kus seda kastmisvett saab. Aga on ka väga ilusaid nägusaid lahendusi. Aga taimede jaoks on see ka hea, et mitte ainult ei pea sa kasutama siis kraanivett, mis on ka mõnes mõttes kulu, aga taimedele meeldib ka vihmavesi rohkem, sellepärast, et ta on õige pH-ga. See on neile loomuomane. Ja kraanivees on sageli pandud igasuguseid lisandeid, mis siis tegelikult taimedel on hoopiski halvad. Need võivad siis kas substraadis või mullas tõsta soolade sisalduse nii kõrgele, et see võib olla taimele täiesti toksiline. Ega kastmisvesi pole ainus asi, mille pealt ka raha kokku hoida. Teine asi, mida ma oleksin tahtnud, et ma oleks kohe esimesena oma aias sisse seadnud, on kodune komposter. Ei ole ainult see, et ma ei pea maksma selle biokonteineri rendi eest, mis meie piirkonnas siin on kohustuslik, vaid see, et ma tegelikult saan ise enda aias endale sõna otseses mõttes mulda juurde toota. Ja see muld on toitainetihe ja selline tõeline väärtuslik kraam, see on tõesti must kuld. Ja tänu sellele materjalile on kindlasti minu aiamuld palju elurikkam, siis tegelikult ta parandab selle mulla struktuuri, mitte ainult toitaine sisaldust. Ta tõstab selle mulla orgaanilise ainesisaldust, läbi mille on ta kindlasti ka palju elurikkam ja seob paremini niiskust ka. Linnas elades eriti on hea, kui ka köögijäätmete jaoks oleks sul äkki kiirkomposter, mis on siis suletud rohkem, nii et igasugused närilised ja näiteks ka linnalinnud ei pääse selle nii hästi ligi. Ja sellega sa tegelikult hoiad ka oma komposteri ümbrus ilusti korras ja ei toida neid loomi, keda toita pole vaja. Ja selleks ka, et endale komposter saada, tegelikult sa ei pea ostma kiirkomposterit, sa võid seda hiljem teha. Alguses sa saad endale sellise aunade süsteemi seada üles selliselt, et sa oled olevast materjalist endale need ehitanud. Oluline on see, et õhk pääseks ligi. Ja võiks olla ka pealt kaetud, eriti siin linnas toimetades. Et meie tegime selliselt, et meil jäi maja remondist jäid alles ühesugused põrandalauad, mida me saime siis ära kasutada ja need on nii hästi vastu pidanud, et mul on see üks komposter, kus on 2 sauna, on praegu juba, ma arvan, 10 aastat olnud ja no mul on tunne, et ta peab veel vastu. Ja kui vesi ja muld see osa on kaetud, siis 3. asi, mida sa saad ise teha väga väikse kuluga, on luua oma enda seemnepank. Ja see võiks koosneda just pärandsortidest või pärimussortidest või avatud tolmnejatest ja nendest liikidest ja sortidest, mis on sinu lemmikud, mis kasvavad sinu aias hästi. Ja näiteks kui need on söödavad taimed, siis need just sinu perele meeldivad kõige rohkem. Eks me algusel kõik oleme seemneid ostnud ja võiks ju tegelikult öelda, et seemnete ostmine on hobi oma, et iseasi, kas sa jõuad neid kõiki kasvama panna. Aga aja jooksul, kui sul tekivad oma lemmikud, siis sa võiksid proovida ka seemnete võtmist. Kuivade seemnete puhul, need seemned, mis ise taime küljes juba valmivad, on see asi päris lihtne, et sa lihtsalt paned nad kuivama koos siis taimevartega,
mõned nüansid on, et kuidas mõnda seemet paremini võtta, aga need küpsed seemned, mis on idanemisvõimelised, nemad tulevad ise kas kupardest välja või taimeküljest lahti ja langevad siis sinu koti või karbikese põhja. Ja kindlasti pane juurde sildid, et mis aastal sa selle seemne võtsid ja mis seeme see on, et me arvame küll, et meile jääb meelde, aga tegelikult ei jää. Et kui sul on endal mingisugune hea pärandsort ja avatud tolmne olemas, kelle ajalugu sa natukene tead või tead, kust ta pärit on, siis on sul tegelikult ka väga hea materjal olemas rohevahetuseks või seemnevahetuseks. Ja väga hea on, kui see seemnepank sul endal olemas on, sest tegelikult need on need sordid, mis sinu jaoks hästi toimivad ja sisuliselt jääb sul isegi võib-olla 100 eurosi igal kevadel kulutamata, sellepärast et sul on juba omad seemned olemas. Ja mida ma omast kogemusest veel julgen väga kindlalt väita, on see, et need seemned, mis sa oled ise võtnud oma käega oma aiast, need idanevad palju paremini, et ma ise ka vahel võtan uusi sorte juurde proovimiseks, neid poepakikesi, mis on hästi ilusad ja läikivad ja kohe kutsuvad ostma, aga nüüd sel kevadel ma pidin jällegi tõdema, et olgugi, et see seemnepakk võib-olla maksis alla euro, sellest ei ole minule mitte mingit kasu, sellepärast et need seemned lihtsalt ei idane piisavalt hästi. Ja viimane punkt, mille peale ma mõtlesin, millele tasuks ka alustaval aetnikul kohe mõelda, on kvaliteetsed tööriistad. Et minul on siin eelmise aasta kõige parem avastus, mis ma enda jaoks tegin, on Felko tööriistad, et nad on üleni metallist. Ja miks ma julgen seda öelda, on sellepärast, et ma olen kõik odavad tööriistad ära proovinud. Kõik labidad, hargid, mis on lihtsalt alla andnud, eriti minu aias, kuna mul on siin kohati väga savine, kõik odavad töökindad, mis tegelikult minu käsi ei kaitse, aga käsi tuleb kindlasti väga hoida ja näiteks kas või täiesti okei on osta kohe, teha see investeering enda jaoks ära ja sa ei pea ostma endale kõiki asju. Sul võiksid olla mõned oksakäärid, mõned aiakäärid, sul võiks olla põlvede pehmendus, võiks olla üks hea labidas ja üks hark, aga sa ei pea ostma kõiki aiatööriistu. Et näiteks kui sul tekib lõikamisest palju oksajuppe, mida sa tahaksid teha hakkeks, siis sel juhul on sulle mõistlik hoopiski muidugi rentida see hakkija, et neid tegelikult ju renditakse, neid masinaid ka tunnikaupa. Ja kindlasti, mida ma ikkagi veel tahaks rõhutada, on see, et kasuta kvaliteetseid töökindaid. Ja miks ma soovitan ikkagi juba vaadata kvaliteetseid tööriistu, sellepärast, et ma tean, et nad on kallimad, aga nad peavad vastu mitukümmend aastat, et Felkost on ju ainuüksi pilte, kus on siis lausa pärandatakse neid aiakääre. Ja see ka, et nad säästavad su käsi, et kui sul on korralikult hooldatud teravad, normaalsed tööriistad, siis need ei väsita sind ära. Et sul ei ole pärast selline tunne, et ma ei taha enam lõigata, ma ei taha enam aias tööd teha, et kui sul on ilus hea labidas, mis on hästi hea õige kumerusega, just nii nagu sinu mullatüüp on, siis sa tahadki kaevata ja sul on tore ja lõbus seda teha. Et see ei ole mingisugune tüütu kohustus, vaid tegelikult sa lähed päris hea meelega, et liigutad natukene ennast, samas sul saab aias jällegi midagi korda tehtud ja see tulu on mitmekordne. Nii et need 4 mõtet, et vihmavee kogumine, komposteerimine, oma seemnepanga loomine ja kvaliteetsete tööriistade omamine tegelikult minu meelest loobki sellise terviku, et see aitab sulle algust ka teha selliselt, et sa tahad seda jätkata. Või kui sa oled nagu mina oled, ma olen kõik need rehad ise läbi kolistanud, siis sa võid nii ka teha, aga omast kogemusest ma võin öelda, et kui sul need asjad on olemas, siis sul on tegelikult koduaiasüsteem paigas ja sul on mõnus ja jätkusuutlik ka rahalises mõttes oma aias toimetada. Mina lähen nüüd ja lähen sorteerin veel natukene oma seemneid, ma vaatan, mida mul sellel suvel on veel vaja juurde võtta oma aiast, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.